Aikido, mis tõlkes tähendab energia harmoonilist teed, on üsna uus Jaapani võitluskunst, mille lõi 20. aastate algusel Morihei Ueshiba ehk O-sensei. Füüsilisel tasandil sisaldab Aikido endas mõningaid heiteid ja liigeste lukke, mis on tuletatud jujutsust ning teisi tehnikaid, mis on tuletatud genjutsust. Aikido eesmärk ei ole lüüa vastast käe või jalaga, vaid heites ta endast eemale, vabaneme vastase võitmise kuvandist kui sellisest. Aikidos on etikett väga tähtsal kohal nii treeningutel kui igapäevaelus. Etikett on seotud kultuuritraditsioonidega, mida Aikido endas edasi kannab. Aikido traditsiooniliste treeningvahendite hulka kuuluvad Cho, Bokken ja Tanto, sest mitmed kehaliikumised ja tehnikad on tuletatud traditsioonilistest mõõgakunstidest. Aikidos õpitakse relvatehnikate abil distantsi, selle tunnetust, ajastust ja õiget sooritust, mis tagab õigeaegse reageerimise rünnakust tulenevatele ohtudele. Rünnaku vastuvõtt ja reageerimine sellele peab olema sooritajale ohutu. Aikido treeningute lahutamatu osa on soojendus, venitus, kukkumisharjutused, kus keha valmistatakse ette eelnevaks treeninguks. Aikidos, nii ka paljus teisteski judoalades, on kukkumine kõige aluseks, et tagada treeningutel vigastuste vaba õhkkond. Mitte vähem tähtis osa Aikidos on Aikitaiso harjutustel, kus harjutatakse keha ja meele koostööd. Ki-energia harjutused vabastavad meele kõigest sellest, mis ei ole seotud treeningutega ja mis tuleks jätta treeningsaalist väljapoole. See on kerge meditatsiooni hetk, et mõelda sellele, mis järgneval treeningul toimuma hakkab, vabaneda negatiivsest ja saavutada harmooniline õhkkond. Et liikumisel on Aikidos väga tähtis osa, siis paljud liikumised harjutatakse läbi enne treeningu põhiosa juurde minekut. Põhiliikumised, tõlkes taisapakid, on siis liikumised, mis garanteerivad rünnakujoonelt äraliikumise võimaluse ehk ei liiguta jõu vastu ega ei võidelda selle vastu, vaid juhitakse seda. Aikido käsitsitehnikad on jaotatud 3 põhitasandisse: püstitehnikad ehk tachiwaza, püstipõlvilitehnika ehk siis hamni andachiwaza ja põlvilitehnikad ehk suvariwaza. Üldlevinumad rünnakuvormid Aikidos on tuletatud traditsioonilistest mõõgatehnikatest: shomenuchi, yokomenuchi, judanski, jodanski. Et rünnaku lõpetamiseks Aikidos võib kasutada erinevaid liigeste lukke või vastase eemale heitmist, sõltub konkreetne rünnaku lõpetamise vorm konkreetsest rünnakust. Aikido viib endas edasi kuvandit, et tõeline võit on võit iseenda üle. Masakatsu, Agatsu.